tagasi Otsepildis Audrust algamas mängu neljas otsustav veerandaeg. Nüüd mitte kunagi on Tauriinil võimalus näidata oma sisu. Vilja Audist paneb palli mängu sokkidega mees koripallomeeskonnast. Esimesel poolel sai tuntuks paljude ütleme mitte kõige teravamate lahendustega siin ja sealpool korvialuseid tsoone. Arutatakse praegu Tauriini kaitse lahti, läheb sokkidega mees kolmene, mööda. Ja Engman kiirrünnakul ja toob ära punktid, Need on Engmani leiva number kahtlemata. Koripallo uuesti üle palliga. Ja hetkel võib siin tekkida segadus, kuna platsil 2 sokkidega meest. Ühel neist tätoveeringud, teisel need puuduvad. Nii, puust. Engmani mööda, lauas on Kunto, kelle vastu peab see viga. Ja Kunto läheb viski olele täna esimest korda. Nüüd jääb vaid loota, et Kunto siit need ka ära viskab. Ei, esimene kindlalt ei, teine kukkus sisse, 35-47 seisuks, 12 punkti vahe, mängida on veel 8,5 minutit, kiiret pall liigub koripallol mööda, koripallo ise ka lauas, pime nurk taaskord pime nurk, kolmene läks teele keerlema mööda ta keerleb. Hunt palliga üle tulemas. Hundid korvi alla sööb Puustile, kes oivalised lahendust selle. No praegu küll Hundilt väga hea platsi nägemine ja ussuge mitte 38-47, 9 punkti vahe, koripallo tulemas. Keskpositsiooni ise mööda, koripallo ise lauas ja rehabiliteeritakse ennast ja pannakse sisse see. Hunt üle tulemas palliga. Hundilt korvi alla sööd Puustile, kes ei lähe ise tegema, annab Engmanile ja Engman paneb ära keskpositsiooni vise. 40-49, koripallo tulemas, 7-40 mängida. Koripallo liigutab küll palli kiiresti, aga kas ka efektiivselt kolmene teele ja see on kotis. Ei visanud seda sokkidega mees. Kas Hunt üritab vastu panna siis kohe, millegipärast on selline tunne. Engman ei pane vastu, lauas on Puust. Puust pani ära selle. Kus Puustist on saamas mängu kangelane, mängu viimaste hetkede mees. Koripallo palliga üle. Sööd korvi alla, kus ja kukub sisse, 42-54 mängu seisuks. Hunt tuleb läbi kõigist meestest peaaegu kõik mehed said oma nii-öelda riidi kohvilena. Koripallo tulemas uuesti ja Hunt paneb siukse kulbi sealt, et ei leia Jamie Oliveri köögist sükest kulpi ja tulemas Puust. Pall Engmanile, Ervin ja Ervin paneb ära keskpositsiooni ise 44-54 seisuks. Koripallo üle palliga ja vahelt lõige, Ervin väga ilus. Engman Ervin ja Engman mängisid omavahel ilusti kokku, aga ei suudetud lõpplahendust sellele nii ilusat teha, kui oli eeltöö. Uuesti koripallo pall liikuma ja kolmene läheb teele mööda, siit tuleb Hunt, kes läheb üksinda tegema välja Puustile, kes proovib kolme mööda. Ja niimoodi lahendab koripallo oma kiirrünnakuid. Vaadake ja ärge õppige. Ja Ervin teeb hea ja läheb vahetusse ja tuleb kuningus mängu. Tavavisked koripallole. Esimene trampam möödas, õige viga järelikult. Teine sees.
üks on parem kui kaks korvpalli mõistes. Selles suhtes, et kui vaadata vastaste seisukohalt. Hunt alla boostile, kes teeb vale söödu. Koripallo tuleb ja oi! Sokkidega mees viskas oma esimese korvi täna. Seis 44-57, täpselt 5 minutit on mängida veel. Boost ei pane ära, Kunto lauast üritab palli kätte saada ja ai, pall Tauriinile. Kas suudetakse siit midagi välja võluda? Ja tehakse Engmanile viga. Ja Engman vabaviskjoonele liigub, sujuvalt ennast sinna ka liigutab, muskel on soe juba. Kas läheb ühe soojaga sisse 2 oma viset? Ei, jäi kaugeks see korv seekord. Teine. Ei, lauas. Ja jääb pall Petse Tauriinile, mida on väga hea kuulda. Ja siit Koripallo selle ära võttis, kiirrünnak tulemas on. Ja mingi sokkidega mees üritas siin veel taset näidata, aga ei tulnud väga välja, nagu nägite. Kuningas palliga üle tulemas. Kuningas 3. Ja peaaegu peaks mainima poiss. Vaadake õppige selle mehe peal. Taas sokkidega mees ja no kui 6 sükest söötu kätte ei saa, kes siis veel saab ja siit annab Engman vale söödu. Koripallo tuleb vastu, paneb mööda, mida nad juba täna on päris mitu korda teinud. 3 tagant üritatakse uuesti, seisab maa-alas Tauriin ja sealt lendab mingi 3 teele, mis läheb mööda Kunto lauas. Engman. 6. Hunt. Ei. Hunt uuesti. Ei, Kunto. Ja ka Kunto ei saa hakkama. 6. Ei ässa. No 4 korda saadi visata nüüd ja ei kasutatud ära seda. 3 minutit mängida 44-59 seisuks, 15 punkti vahet. Siit läheb sööt alla uuesti ja võtab palli vahelt ära Ervin, kes läheb kiirrünnakule mööda. Hunt lauda kätte ei saa, Koripallo. Ja teeb pea number 4 Engman. Puust siis praegu vahetusse võetud, siin ta meil on. Nii, Koripallo. Kas läheb ise teele sealt? Mängitakse korvi alla ja sealt juba Koripallo on tõestanud, et nad sealt ikka mööda oskavad visata täna juba. Ervin äärde Hundile, keskpositsiooni vise ei taba, Kunto lauas palli kätte ei saa. Koripallo tuleb üle taas üpris kiirelt, kuid mingeid lahendusi siin ei ole. Vahepeal käis pall sokkidega mehe käest läbi ja mis kolmene, time out. Viimane võimalus tõepoolest PC Tauriinil ennast kokku võtta. Skoor näitab meil 44-62 ja 1-57 lõpuni. No peavad vastu pidama Tauriini poisid, ei ole midagi teha. Silka korra vastaste klatsiklubisse. Siin siis sokkidega mees, kellest meil täna palju juttu on olnud. Kes kuigi pole sisse pole visanud. No, maitse asi, ütleks selle kohta. Nii, nüüd siis viimased 2 minutit algamas mängus. Seis 44-62 Koripallo kasuks. Aga mis on positiivne, et Tauriin on taaskord lisanud üle 40 punkti. Sööt korvi alla, Engman pool haak mööda. Koripallo üle. Sööt korvi alla. Seal Kunto käe vastu ei panda ära. Kunto leiab Kuninga. Kuningas tuleb palliga üle. Hunt muidugi läheb ise vana metsloomana teravust tegema sinna korvi alla, kuid palli kaotus, seekord tulemused. Üle välja pressinguga on peal praegu Tauriin, mis on igati mõistlik.
läks sööt korvi alla, lõikab mees sinna sisse ja olemas ta on. Minut 10 sekundit mängida, seis on 44-64. Hunt palliga. Ei anna palli sööduks, ei anna, vaid viskab peale. Boosti jalgadest pall välja ja koripallal taas võimalus tulla ja oma edu kasvatada. Nii. 40 sekundit lõpuni ja kas tuleb palli kaotus, Engman taaskord lõikas palli vahelt ära ja seekord lahendab ilusti asja ära, 46-64, 18 punkti vahet. Lõpuni 38 sekundit siinpool otsas juba koripallo tegutseb ja tegutseb edutult. Ja taaskord Engman kiirega tulemas ja siit on koripallomeeste jalgades pall audis. Võimalus nüüd vahet veelgi vähendada Kuningas palliga. Ja kukub sisse Kuningalt 4 punkti täna, väga ilus keskpositsiooni vise. 22 sekundit lõpuni koripallo tuleb üle. Palli kaotus taaskord lähedal oli, kuid seekord ei sokkidega mees palli ei saa. Hunt tuleb 10 sekundit lõpuni ja jalaga mäng otsa audist. Pall mängu, mis lahendus välja mõeldakse. Pall Ervinile, kes saab sealt pulbi ja siis omakorda Ervinist pall outi. Viimane rünnak koripallole ja lauavõrkest sees. Sellega tänane mäng lõppenud on, 48-64 seisuks meil jäi. BC Torin oma hooaega jätkas 6. kaotusega, kuid mis seal ikka, nagu ütleb Eesti vanasõna, ükskord me võidame niikuinii. Tänaseks siit lõpetame, tänan teid vaatamast, kuulamast ja kohtume siin juba uutes liigamängudes. Tšau!